ärikäik. Head kuulajad, eetris on Ärikäigu juba 23. saade ja tänane teema on selline üsna mõnus ja magus. Saatejuhid on meil Berta Kortfelder ja Marta Peril-Grauberg ja tänased külalised on Edith Mihkelson ja Tiina Sokolova Kookerist. Tere tulemast! Tere! Siin Ärikäigu saates me räägime siis ettevõtetest algusest peale, et küsimus ka teile. Kes te olete ja kust te tulete ja kuidas te jõudsite selle teadmiseni, et vot minipannkogid on need, millega meie tahame tegeleda ja endale tööd luua? Jaa, ma võtan siit jutu otsa üle, et meid on Tiinaga, meil on selline ühine rada olnud juba üle 20 aasta. Et kunagi nooruspõlves olime kolleegid, aga selline sarnaste väärtuste ja kuidagi maailmapildiga inimesed jäävad omavahel suhtlema ja saimegi siis mõnusasti toimetada, mina toitlustus- ja tellindusvaldkonnas, Tiina siin ka toitlustus- ja turundusvaldkonnas ja siis sellest on nüüd täna circa isegi rohkem, 6-7 aastat tagasi tuli Tiina minu juurde ja ütles, et kuule, Edith Mihkelson, et nüüd on paras aeg, paneme pead kokku ja meil on veel pikk elu ees, et teeme koos midagi toredat ja vahvat, mis meile endale väga korda läheb. Ehk et see selline algne mõte oligi, see ei olnud kohe sugugi mitte minipannkooke, vaid teha midagi, mis meil silma särama paneb, ilmselgelt meie valdkonnas ehk toitlustusteenindus ja teha seda nii, et see, selle üle saaks uhke olla ja et see annaks meile vabaduse. Ja mitte niivõrd põhieesmärk ei olnud, et see oleks selline kuidagi finantsiline vabadus, vaid üleüldine, et me saaksime teha ise oma otsuseid ja sellest, kas need on õiged või valed, vahet ei ole, õppida või siis sügavalt rõõmu tunda. Ja 2017 siis sai loodud osaühing MEST. Et kas ma aiman õigesti, et siin on mingi seos teie nimedega sellel ettevõtte nimel? Jaa, tubli. Edith Mihkelson ja Tiina Sokolova, et esitähed. Hea lühike nimi, ma arvan, öelda. Aga kui ettevõtte lõite, mis te siis nagu plaanisite tegema hakata, et kui alguses ei olnud üleüldse see pannkookide teema, see kindel asi? Tegelikult alguses me katsetasime kätt konsultatsioonidega toitlustusettevõtetele ja suunaga selliselt, et mitte nüüd öelda, et nii, nüüd te seda või teist, vaid läksimegi ettevõttesse sisse, olime täpselt nendel ametikohtadel, mis siis abi vajasid ja tegelikult läks päris hästi, aga me olime ka ettevõtlusinkubaatoris ja seal meile öeldi, et te pead suutma eskaleerida seda teemat, et teil peab ikkagi olema piibel lauasahtlis, mida te siis müüte, aga tegelikult ma ei tea, kas seda on nüüd siin ilus öelda, et tegelikult sellise konsultatsiooni asjaga, mis on lihtsalt ette kirjutatud, jõua väga kaugele, et sa pead ikkagi olema seal sees, need inimesed, kes seal igapäevaselt töötavad, peavad tahtma seda muutust, mitte nii, et keegi tuleb, ütleb, et tehke nii, siis ja siis mingi moment saime aru, tegelikult oli tore, me saime hästi palju uusi sõpru, ei hakka vist siin nimetama, kus me kõik käisime, aga suured kõrged majad ja uusi sõpru aga siis inkubaatoris meile öeldi ka, et siis me hakkasime vaikselt juba seda minipannkoogi asja, mis seal mentor ütles, et kuulge, lõpetage ära, et jätka see minipannkoogi asi, kus seda ja teist, et nagu tehke mingit äri asja ikkagi nüüd, et tegelege ühe asjaga. Aga ma arvan, et me nägime seda, et konsulteerides ettevõtteid, see tulemus ei rõõmustanud meid niimoodi, et et me tegime ära, sest et kui me läksime ära nendest ettevõtetest, siis mingite kuude pärast need mured hakkasid vaikselt kõik tagasi tulema ja me ei saanud nagu käega vastu rinda tagud, et meie tehtud, et ja siis ikkagi me läksime sinna
oma koogi poole. Ja koogi poole tegelikult see idee, sellest me rääkisime juba aastaid varem, lihtsalt niimoodi lõbusasti, et üks päev me teeme veel kooki, aga põhjus, miks me just siis järsku seda kooki tegema hakkasime, oli see, et kui meie armsad kliendid, kellele me siis teenust pakkusime konsultantidena, vaatasid suvehooajale vastu, siis saime meie aru, et okei, et nüüd on umbes 3 või 4 kuud, kus keegi ei taha ühtegi konsultatsiooni, vaid nüüd lähevad kliendid raha teenima kõige selle hea ja ilusa pealt, mida me seal koos lõime. Ja samal ajal üks siuke oluline asi, mis üldse iseloomustab meie toimetamise, on ka see, mida me kartsime konsultantidena kohe algusest peale, et kui me jääme praktikast ise ikkagi eemale ja käimegi loomulikult vana rasva pealt aasta, 2, 3, aga et kui 5 aastat möödas, et siis me räägime mingisugusest 5 aasta tagusest ajast, mis tänases turbulentsis on täiesti, ei ole enam adekvaatne ja see tunne, et me peame ise praktikas ka oma asja ajama, oli päris tugev. Ehk et siis selline pikk ja tühi hooaeg pluss soov käed küljes midagi teha viisid meid selleni, et me otsustasime selle minipannkookkide Eestisse toomise siis realiseerida. Aga siinkohal hästi oluline nüanss, et mitte teha seda siis Hollandi moodi, mida me kunagi kuskil näinud olime, vaid teha seda meie moodi. Ja nii, et sellest saaks lisaks siis maitse rännakule ka vaatemäng, et see oli niisugune oluline asi. Ja nüüd ma veel oma pika lause lõpuks tahan öelda, et see esimene suvi, kus me kahekesi olime, et õnneks meil kummalgi jutu rääkimisega mingit muret ei ole, et ma arvan, et võib-olla me oleksime heitunud, aga meil oli kahekesi nii lõbus ja meie ümber ka, kes nagu üldse julgesid nagu ligi tulla või kelle me nii-öelda natipidi kohale sinna oma treileri äärde tõime, et tänu sellisele erilisele initsiatiivile ja võib-olla sellele, et me tõesti tegime seda nagu täis fun'iga, et siis see andis üldse mingisuguse tunnetuse, et äkki siit võib edasi midagi tulla, sest oleks me passiivsed olnud, ma arvan, et me oleks selle esimese suve peale öelnud, et tore oli, aga läheme edasi. Ja mis ma veel ütlen siia lõppu, et tegelikult meil ei olnud muud võimalust, et me olimegi kõik muud sillad põletanud ja oligi vaja nüüd hakata raha teenima, seda nagu üldse ei olnud, oli üks müügipäev, läksime, ostsime munad, piimad ära, tegime taigna, läksime järgmisel päeval vastu, et see oligi see, et meil ei olnud muud võimalust, see pidi nagu tööle minema. Kus teil see treiler püsti oli? Oi, ummel küll. Sõitsite ringi? Me sõitsime ringi sellega siin ja seal, ega meid esimene suvi ju keegi jutule võtta ei tahtnud, me maksime üüratuid kohatasusi, mida eks tänapäeval ka ikkagi küsitakse, aga me käisime kõik laadad ära ja õllesummer oli vist viimane aasta, tollel ajal käisime ja ikka käisime, et ja suvi oli tore ja ma arvan, et siin ongi nagu hea öelda seda, et tuli sügis, siis me käisime seal öpikumaja juures, mis Ülemistes ja käisime seal neid lõunaid tegemas, 100 eurot päevakassa, ma ütlesin Editele, et nagu mida me lähme sinna lõpetama, me viitsi minna hullem ilm kui täna, lähme nüüd kuhugi, Edit ütles, et ei, vaja minna, ma ei saa olla kodus. Ja tänu sellele tegime jälle Facebookis postitused, Kooker seal nägi meie postitus siis uisupargi omanik Silver ja mul on siiamaani meeles see, kuidas ma viisin Edit ära sinna öpikumaja juurde, sõidan ise Mustamäele tagasi, kuidas Silver helistab, ütleb, et kuulge, mis värk on, et mida te teete, et mul uisuparki vaja ja täna oleme nüüd, ma ei tea, me oleme kõik talved Silveri ja uisupargiga nagu koostööd teinud, et see oli meile üks suur päästerõngas, sest et meil alles siis töö hakkas, kui teised ennast kokku pakkisid suvest ja sügisest. Jah, et kui see esimene mõte oli ikkagi selline Eesti food truck või tänavatoidumaastik, mis tähendab siis tegelikult 2,5 intensiivset kuud, ülejäänud selline nii ja naa ja talv täis talveuni,
igaüks saab aru, et vaadates meie mastaape ka, et siis ilmselt selle 2,5 kuuga ja 2 inimesega ei ole võimalik ilmselt sellist aasta varu või kasvamise varu tekitada, küll aga kui me aru saime, et see saab olla aastaringne lugu, et siis hakkasid kellukesed helisema, et see oli jah, sihuke eriline hetk. Aga rääkige korra sellest minipannkookide kontseptsioonist üldse, et kus need tulid ja te ütlesite enne, et ei taha teha Hollandi viisi, tahate teha oma viisi, et kuidas need kaks siis nagu erinevad nii-öelda? Täielikult tänaseks. Ja meil ongi nali, me ikkagi oleme hollandlaste radar selles mõttes, et kui hollandlane on silmapiiril liikvel, siis ta tuleb ja küsib, mis asi see on. Et ma olen keset Eestit ja te küpsetate pohverti ees, kuidas see saab olla. Et see on nende jaoks selline tõesti sajandite pikkune traditsioon ja selline nagu meie jaoks võib-olla selline laadakali näiteks või midagi sellist. Et siis jah, nende selline lapsepõlvetoit, pühapäevatoit, rahvatoit, kõik see. Ja täna me hollandlastele ka julgelt ütleme, et jah, me näpsasime selle idee teie käest, aga me ajame siin Eesti asja. Ja võib-olla see suurim erinevus, kui hollandlased söövad pohverti ees ainult ühel viisil alati, need on siis sellised puhvis pärmitaignast minipannkoogid, tuhksuhkru ja tükikese võiga. Siis selle võijutuga meid siin, me ikka püüdsime seda nagu originaali ka siin peale määrides, see on imemaitsev iseenesest, tõesti teavad, mis on hea. Aga moosi ja muude igasuguste lisandite jutuga kõik need vestlused lõppesid ja ega ei olnudki mõtet, meie tahame vaarikamoosi ja kondentspiima ja seda me ka sööme. Ja teine süke oluline asi, mis oli ka meie enda jälle arengukoht ja võib-olla süke, et kui me Tiinaga koostöös, et on süke hästi vahva, et me oleme suhteliselt või nagu samad väärtused, aga erinevad inimesed, et siis Tiina ütles, et nii, rahvas nõuab soolast, mina ütlesin, mingit soolast ei tule, pohverti ees on magus minipannkook. Aga kuna ma saan aru, et kuna see finantsi pool on nagu Tiina tugev külg ja et natukene vaadata ka seda nõudluse värki, et siis kaua sa seal jaurad oma traditsiooni peale, et oleks ikkagi, tõesti meil seal circa selline, ma tahaks öelda 40%, 30-40% inimesi pöörasid ära, ütlesid, ei, ma olen rohkem nagu soolase armastaja. Et siis Eestis ja Kookeri minipannkookide üks sükene eriline moment on kindlasti see, et me teeme ka soolaseid minipannkooke ja mitte siis ainult ühte sorti, vaid me oleme päris vahvasti siin oma nii-öelda ületame sõpru erinevate maitsetega, et see kindlasti. Ja Eesti tooraine ja lõpuks on üks meie sõber, kes hästi vahvasti meile siin natuke aega tagasisidet andis, siis ta ütles, et huvitav, et Kookeris on nagu siuke natukene ühtemoodi tüdrukud ka tööl, suuremas on tüdrukuid, poisse on ka, et ongi siuksed rõõmsad Eesti tüdrukud, üldjuhul blondi peaga ja küsivad, millega saan sind rõõmustada, et selline lugu, et ikka täitsa Eesti tooraine ja meie omad retseptid ja värgid, särgid, nii et hollandlased vaatavad ja söövad ja ütlevad, et väga hästi. Ja, imestavad. Ja. Küsiks kohe selle retsepti kohta, et pannkoogi puhul on see ikkagi määrava tähtsusega, et kõik räägivad nendest imelistest vanaema tehtud pannkookidest ja nii edasi, et mis see teie retsept on või kas ta on kuidagi ajas muutunud ja mis te sinna sisse panete, et kas kõik on kohalik kraam? Jaa, kõik on kohalik kraam ja ma võin nüüd avaldada suure saladuse ja öelda välja Kookeri pannkoogi retsepti. Tegelikult on imelihtne. Muna, piim, jahu, sool, suhkur, pärm. Kõik. Aga mis vahekorras? No see jääb iga koogimeistri enda välja nuputada, et pärmitaigna koogid on. Ja. Kindlasti, mis on jälle, mida tulebki öelda, et kui ka siin ütleme Euroopas, kus ikkagi neid pohvertees või minipännkooke siis tehakse, et siis tohutult palju lihtsam on võtta see valmis tehtud segu, võtta sealt kotis, segada veega kokku ja kütame ja täitsa. Hollandlased meile ka pakkusid ju, kellega me siin suhtleme, küpsetavad seal koha peal. Neil täitsa segud olemas. Tellisime ka ükskord mingi 2 aastat tagasi, et okei, saada see 25 kilogrammi kott ja see lõpuks läks vanaks. Ma isegi ei jõudnud seda lahti teha, et nagu proovida. Poiss küsis mu käest, et
no kuidas oli, ma ei tea, ma viskasin minema, palun vabandust. Noh, tõesti ei tulnud nagu seda kohta, et ma nüüd davai, proovime, kuidas on. Koha peal me ikkagi proovisime, et noh, oligi, et kui oli sükene väikese maakoha sügislaat, et siis olid ühtemoodi, aga ikkagi seal turgudel ja linna vahel seal oli koti seest võetud. Ehk et mis on nagu meie jaoks selline mõnus väljakutse, et iga hommik siis neid päris mune ja piima kasutada, et see oleks värske, mõnus, hea versus see, et oleks kuskil kottide viisi pulbrit, et siis me oleme valinud selle käsitöötee ja ma arvan, et jah, et seesama see vanaema tummise pannkoogi maitse või kõik see, noh, mida jah, mis nagu eristab selles suhtes, et kodus üldiselt pärmitainas siin tänasel ajal keegi ei viitsi teha, et siis jah, ja võib-olla see endal ka see teadmine, me päriselt kogu aeg teemegi seda päris asja. Et see on, ma arvan, et üks oluline osa. Aga kuidas te siis sealt uisuplatsi juurest ja toidu food truckist nagu edasi arenesite? Teil on nüüd vist juba 4 stabiilset restorani? 4 kohta ja et tegelikult isegi Raekoja platsi putka tuli suts enne uisuparki, no suht samal ajal, ka hästi kena juhus, me osalesime siis esimest korda elus enampakkumisel, mille me, nagu te siis teate, me võitsime ja kõik läks hästi. Aga miks see nii naerma jääb? See ajab naerma sellepärast, et tegelikult me ei saanud nagu lõpuni aru, seal oli see pakkumine oli niimoodi, et juriidiline tekst, et müügi äripind ja müügipind ja seal on mingi 2 asja ja me nagu vaatasime, et mis asja, et müügipind, et 1. aprillist kuni 31. oktoobri, no okei, arvutasime seal ilgelt, et davai, et noh, et jõuame küll nii palju maksta, et pool aastat lahti ainult. Aga tegelikult lõpuks tuli välja, et terrass on pool aastat ja see äripind siis oli ikkagi aasta, et aga selle me saime seal, peale meid oli veel 3 pakkujat ja kuna me ei saanud sellest aru, et me peame terve aasta maksma, siis me nagu pakkusime korraliku ruutmeetri hinna. Ma ei tea, võib-olla isegi, et see on kõige kallim ruutmeetri hind, mis võib Vannelis olla, sest et 4,5 ruutmeetrit on see ja natuke varieerub ka, et suvel maksame 2,5 tonni selle 1 kuus, et noh, siis võime kõik ära jagada, aga nii läks ja väga hästi, et mingi aeg me nagu kahetseme, aga siis võtame jälle kokku ennast. Ja mis seda jällegi meie võibolla nagu üldse, kuidas meil, et me väga noh, et nüüd mõelda, mis kõik valesti saab minna või et kuidas siis täpselt on, et see sükene, et noh, jah, natukene ikkagi võibolla või et nüüd kõik lepingud, et hästi nagu juriidiliselt kõik läbi lugeda, et käed ei ole küljes, tahtmist on ja hakkame minema ja kui, et tuleb teha talvel lahti, teeme talvel lahti ja siis oligi see uisupargi tunnetas juba ka, et aga miks mitte ja jällegi jah, et see võib-olla kui oleks nii liiga nagu analüütiline olnud, kas tuleb välja, ei tule välja, et noh, et see siis võib-olla oleks isegi teistmoodi läinud, et seal tollel korral oligi niimoodi, et kellelgi oli seal natuke mingi väike viga ka sees, aga ma mäletan, et üks pakkumine oligi nagu 200 € tegelikult nagu vähem kui meie, et noh, see oleks väga suur õnnetus olnud, kui me oleks nagu kõik nagu õige jutu sealt välja lugenud. Ikka esimene alaline koht oligi tegelikult Kooker vanalinn, see pisikene tillukene, kus siis jällegi kõik hakkas edasi minema. Covidi poole. Covidi poole, just sinna kohe jõuame ka, et aga kas see uisupark siis oligi see koht, kus te saite aru, et jah, et see asi töötab, et päriselt inimesed ostavad ja tegelikult see, mis te siis algselt mõtlesite, et tuua see selline nagu fenomen siia Eestisse, et see läks tööle? No aga uisupark ja Raekoda oli ikkagi paralleelselt mõlemad, et 2018 aasta lõpul, et meie arvasime, et me hakkame tegema minipannnkooke ja see peab õnnestuma, sest et nagu ma enne ütlesin, et ei olnud muud varianti. Tiina, tegelikult me natuke ikkagi konsulteerisime ka veel sellel ajal, sest meil oli vahepeal vaja minu meelest mune osta. Ja ei, seda muidugi, jah.
jah, et noh, kuidagi niimoodi hästi siuke sujuv üleminek, et pigem võib-olla see siuke noh, siukene lõplik otsus, et kas me nüüd paneme kogu oma energia nüüd ja ainult enda kookeri peale või käime siin abistamas, et see tuli ikkagi suts hiljem. Ja siis tuli varsti koroona 2020. Mis te siis tegite? Siis oli meil 2. aasta uisupargi hooaja lõpp just, Piraki läksid Mustamäe ja Nõmme oli vist tollel momendil, jah. Läksid ja Jeti läksid Piraki kõik kinni, teime Minu kodu on Kristiines, siis meil ei olnudki muud varianti, et panime Kristiines, tegime treileri lahti, kuna treiler on Vetameti poolt tunnustatud, siis me võime sellega ükskõik kus müüa ja hakkasime siis Kristiines Boltiga kõigepealt toidukulleritega siis vedama, et Boltiga läks natuke aega, sest nad kohe alguses tahtnud pardale võtta, arusaadav, kõik tahtsid sellel momendil minna, aga siis olimegi nii, et mina olin Kristiines ja Edith oli Raekoja platsis, et ütleme niimoodi, et Raekoja platsis seal, uksed oli lahti ja võttis seal rääkisin juttu, kes ligi julges tulla. ja niimoodi läks, aga siis mingil momendil ikkagi aprillikuus siis kuigi tundus kõikide juttude järgi, et oi, et kõik on nagu kodudes, siis tegelikult Raekoja platsis läks mölluks, sest kõik kohad olid kinni ja meie ei olnud ju siseruumid ja saime ilusti lahti kõik. Tegelikult isegi selline piirangud ei olnud üldse nii laastavad, aga lihtsalt inimesed ei käinud siseruumides, et meie juurde nagu täitsa tuldi ja mis oligi võib-olla ka jällegi selles suhtes hästi tore, et kui Raekoja plats enne Covidit oli ikkagi üks nagu mõistlik kohalik sinna niisama naljalt hooajal jalutama ei läinud, äärmisel juhul jõuluturu ajal vaatas kuuse üle, siis Covidi ajal tuldi jalutama ja me särasime nagu kuusk seal selles suhtes, et me olime ainsana lahti ja kui siis sõbrad avastasid, et me sellist asja seal teeme, küpsetame koha peal värskeid minipannkoke ja me ei olegi kohvi hinnaks pannud 5 eurot tops, et siis kuidagi selline ka märgatav selline nii see Boltiga kodudesse jõudmine kui ka Raekoja platsil, et meie oleme olemas ja lahti, et siis see kuidagi kasvatas seda seltskonda ja ringkonda, kes siis meist üldse kuulsid, et võib-olla muidu me oleks seal Raekoja platsis suhteliselt omaette olnud üks järjekordne lõksukene, on ju, jah. Aga koroona ei piirdunud ju kahjuks ühe lainega, et kuidas sealt siis nagu edasi läks? Edasi läkski, et kuna me tegime seal Kristiines, tegime seal treileri lahti, ilusti äpid pigem nagu tundusid töötavad, siis me võtsimegi sama koroona sügisel hakkasid ju pinnad vabanema ja nagu koolis ka õpetatakse, ma olen majandust õppinud, et kui on kriis, siis tuleb võtta. Tegime nii nagu õpetati, et Kadakade nurga peal siis jah, üks, kes seal oli, kolis välja toitlustusettevõtte ja siis me saime need Kadakade ruumid ilusti ja sobisid mõnusad, meil polnud nii suuri ruume olnud, seal on lausa 80 ruutmeetrit, et me olime seal 4,5-ga arvestanud ja treilerid on seal mingi 2-3 ruutmeetrit. Ja siis Kadaka aga jah, meil ikkagi, ütleme niimoodi, et see Covidi sügis, mis tuli, tegelikult oli suts näpud nagu nii püsti ei olnud võib-olla isegi, kui oleks nagu arvanud, sest tegelikult oli, võrreldes tänasega ikkagi on täitsa uus koht oli see Kadak jälle, aga jah, saime hakkama kuidagi. Et ma mäletan, et ma olin laupäeval tööl, siis ma tegin raamatupidamist seal, et nii igav oli, et täna ei saa siukest asja lubada enda. Aga kas kõige selle aja jooksul oli kunagi nagu hetk ka, kus sa nagu mõtlesite, et paneme pillid kotti ka? Ei, sellist ei ole olnud, et pigem kui see Covid oli, siis oli ilmselt meil kõigil tunne, et me kõik sureme kohe ära ja kõik maailm vajub kokku, et võib-olla siis oli siuke, mina mõtlen küll, et oli küll korraks nagu kusjuures meil oli just ühte rendipinda hakkasime võtma, vaata see kesklinnas
ja käisime hullult läbirääkimisi veel pidamas ja ja õnneks pandi siis kõik piirangud nagu peale, et siis oli korraks nagu siuke tunne, et mis saab, aga mitte see, et me enam ei tee, et noh, lihtsalt, et äkki pannakse kõik nii kinni, aga ei, inimesed käisid ja sõid ja vedada lubati. jah, ja vaadates teie majandusnäitajaid, siis ikkagi on nagu väga-väga hästi läinud suht algusest peale. No eks me oleme kasvanud, et me tegelikult põhimõtteliselt iga aasta olemegi avanud ühe koha. Pluss siis treileripark on ka iga aastaga suurenenud, nüüd see aasta 2023 on siis esimene aasta, kui me ei ole avanud ühtegi uut kookerit juurde ega ei ole ostnud ühtegi treilerit juurde. Et võib siis öelda, et siuke stabiliseerumine. Proovime vaadata, et kas siis ka midagi kätte jääb, kui olemasolevaga toimetada, mitte lihtsalt juurde võtta. Aga praegu tundub, et saame hakkama, jah. Aga kuidas teil on nagu, hästi paljud ettevõtted, kes käivad ärikäigus, ei ole kas kunagi olnud kasumis või on olnud hästi natuke ühel aastal kasumis. Et ma vaatasin, et te olete nagu igal aastal jõudnud ikkagi kasumisse. Et kuidas see teil nagu õnnestunud on? Kas see on teil nagu teadlik strateegia? Sellel on keeruline vastata, et kuidas, ma ei tea, seda ka mulle koolis õpetati, et ettevõtmise nagu eesmärk ongi kasumit teenida. Isegi minule õpetati koolis, ma õppisin teist valdkonda, seda ma teadsin. Et aga läbi milles on tulnud, et me ei ole võtnud väga suuri riske, me oleme ise palju ära teinud, me ei võta laene, vaid me kasvamegi orgaaniliselt, kui täna raha selleks asjaks ei ole, siis me teeme selle asja teoks mingil teisel momendil. Küll me ei hoia kokku, näiteks turunduse pealt me ei hoia kokku või sellist, aga üldiselt proovime nagu mõistlikult majandada, et jah. Ja eelmine aasta oli kõik see hindade ralli ja kõik see nagu andis meile ka tunda, aga tulebki nagu kiirelt reageerida ja vaadata, et mis on ja kus saab nagu kokku tõmmata ja niimoodi proovime toimetada. Aga kui suur osa, te mainisite, et teil on need treilerid ja teil on restoranid, et kui suur osa see nagu, või mis need osakaalud on praegu, kui palju teil tuleb nagu nendest stabiilsetest kohtadest ja kui palju teil on treilerid ja uisupark? Täitsa nagu 100% nüüd ma ei oska sellele vastata ja treilerite osakaal on meil aastate lõikes kõikuv, sellepärast et näiteks 2 aastat järjest me oleme saanud olla loomaaias, kus on seal, ei ole olnud kindlat toitlustuspartnerit. Loomaaed on siuke hästi tore koht, kus me oleme ka populaarsed olnud. Ütleme niimoodi, et järgmine aasta tõenäoliselt me ei ole, sest et nüüd sai loomaaed seal kenasti lepingud peale endale, et see cateringi osa on nagu tegelikult kõikuv, aga see on samas ta on kõikuv, aga samas ta on nagu kasvutrendis meie mõistes. Jah, ta on ka hooajaline hästi, et me võime olla täislahingu valmis oktoobris ja novembris ka, aga midagi ei ole teha, et lihtsalt sündmusi ei korraldata nii palju ja samal ajal siis ongi, et suvel meil võiks olla 6 treilerit võib-olla ja eeldab ka väga sellist profi ja head majandamist, et see ei ole lihtsalt võtad taigna kaasa, et seda tuleb nagu kogu see nii-öelda organiseerimise pool, et see on siuke korralik projekti juhtimine, aga aastaringselt näiteks 3 või 4 projekti juhti, arvestades, et seal on ikkagi circa 5 kuud, mida ükskõik kui hästi või halvasti ei ürita müüa ja majandada, ei ole võimalik täita, et siis et kuskil ongi see selline mõistlikkuse piir. Aga jah, et positiivne on see, et meil täna on selline tiim toimetamas, kellega me näeme, et meil on veel nagu just nende selliste nii-öelda rändkookeri üksusega kasvupotentsiaali täitsa. Ja ma just tahtsin ka öelda, et meil eelmise suve lõpust ongi nii-öelda seal Rännukal on uus juht ja abilised tal ka, et tõesti tegelikult see kvaliteedi vahe on nagu tunda,
et kui ühesõnaga kõik, mis tuleb, põhimõtteliselt teeme ära. Käite siis üle Eesti? Pigem käime jah, et kutsud ja meil ongi nagu nii-öelda 2 suunda, et kas on siis üritused, festivalid või siis meid kutsutakse, et ütleme festivalidele Volgil ikka nüüd ka käisime ära, kuna Liis on tubli, ütles, et ta läheb, teeb ära, aga jah, üldiselt catering, ükskõik pulmad, ettevõtte üritused, et neid jah, üle Eesti, et üritusi natuke või neid festareid, neid me näiteks vaatame, et kas ja kuidas nagu minna ja kas on mõistlik. Te alustasite 2, palju teid nüüd on tiimis? Jaa, meid on niimoodi keskmiselt, mina tahaks öelda, et kuskil 60–70 inimest. Meil on küll selline eripära, et meil on põhitöötajaid selline circa 20–25 ja siis meil on üks suur selline ja väga äge missioon, me oleme noortele kasvulavaks ja tihtilugu kas esimeseks või esimesteks töökohtadeks, mis omakorda tuleneb sellest, et Cookeri ilgehetked on alati nädalavahetustel ja kui meil oleks püsiinimesed, et võtamegi kõik need nii-öelda kuutunnid, jagame ära täiskohaga, et siis see tähendaks seda, et kõik meie inimesed töötaks iga jumala laupäev ja pühapäev ja nädala sees oleks ikka pooltel veel puudu natuke. Et selles suhtes see selline muster, kuidas meie nõudlus on kujunenud, annab ette meile natuke ka selle, et milline see seltskond on, kellega me toimetame ja see on imeline seltskond, et siis ükskord põhiinimesed on võib-olla natuke elukogenumad ja saavad anda sellist küpsust sellele tiimile ja siis noored, imelised, kiired õppijad, hästi nagu särtsakad, kihvtid tüdrukud ja poisid, et ja niimoodi me toimetame ja mis ma veel tahtsin sellist lihtsalt rõõmu jagada, et kui ma ikkagi tean, et toitlustusvaldkonnas on hästi keeruline olnud inimesi leida või häid inimesi leida, et siis mina siin natuke maadlen sellega, et kui me suveks otsisime inimesi, siis ma pidin 10 positsiooni täitmisel 250 kandidaadiga möllama ja täna ma otsin tiimijuhti ja pean 100 inimese seast valima ja mitte siis nii, et 50 kuidagi kohe ei kvalifitseeru, vaid täitsa hädas olen, et kuidas ma selle sind küll! kuidas selle laheda ühe inimese siis nüüd sealt niimoodi välja valida, et ma kellelegi liiga ei teeks ja oma tiimile kõige parema juhi leiaks, jah. Aga vahva, et see teeb rõõmu. Millega teie üldse nüüd siis igapäevaselt tegelete? Teil on nüüd nii suur tiim, et kas saate lihtsalt jalad seinale visata ja pannkooke süüa või? Jaa, loomulikult. Ma siin tulin täna hommikul lennuki pealt just sealt kuskilt, ei ole. Lumememme ehitada. Jaa, et vaatasin sealt kuskilt Kostadel sollist, et lumi tuli maha, et tulen siia. Ei, aga tegelikult meil on suhteliselt ära jagatud, et kes millega tegeleb, ei ole veel praegu saanud jalgu seina peale panna, et minul on finantsturundus ja finantsturundusmüük ja tootmine, limpsi asjad ja kõik siuksed asjad, mis seal tootmises on. Edith, mis sa teed? Mina olen inimesed. Ehk et inimesed ja siis seal all ongi kõik kohvikud ja toimetamised, et selline ja ma ei tea, mina täna enda eest saan öelda, et unistuste töö, kui tööd peab tegema. Tubli, Edith. Te olete 5-6 aastat teinud seda, mis on nagu kõige lahedam või toredam hetk olnud, nagu siuke kõige südantsoojaks tegevam nende aastate jooksul? Tegelikult, ma hakkasin ka kiiresti mõtlema, tegelikult on see, et seda tunnet tuleb nagu iga päev, kui sa kedagi nagu kohtad ja me ei ole väga sellised inimesed, käime telekas rääkimas, nii, et me oleme Edith Tiina Cookerist, et pigem nagu kuidagi, kui tuleb välja, et Cooker, et issand jumal, et see on ju nii lahe, et tegelikult me saame iga päev põhimõtteliselt siukest head tagasisid, et muidugi halba saame ka vahest, aga just see tunne, et see on inimestele kuidagi korda läinud
ja jah, et see on korda läinud inimestele, see tuleb iga päev siukest asja. ja mina ka, noh, kas siis ongi kuidagi see tagasiside tulnud sõprade või sõprade kaudu, kes ka, noh, just see, et ei ole veel päris lähedalt sõber, kes tahab, kes noh, kellelt sa ikka ootad, et ta sulle ilusti head või siis, kui on ka mingit arenemiskohta, miks mitte, aga just see, et näiteks need pisikesed nüansid, millega me püüame seda sama võib-olla tunnet või energiat hoida, mis meil Tiinaga kahekesi sellel esimesel suvel olid, et see on, noh, ongi pisikesed asjad, kas see, et ma mäletan, kui ma oma esimese koti seal Woldis Raekojas kirjutasin, mõtlesin, issand, kui lahe oleks, kui ma Cookeris teekski niimoodi, et iga kord, kui ma vaatan Mati tellis pannkoogid, siis ma mõtlen, mida ma sellele Matile sooviksin ja siis ma kirjutasin talle ilusa soovi ja see on siiamaani. Ja siis, no või näiteks tulebki inimene töövestlusele ja ütlebki, et teate, ma olen suur Cookeri sõber, sest ma tahan iga kord, mulle meeldivad need kotid, et need on päriselt nagu kirjutatud näiteks, et noh, sellised momendid või jah, et kui kuskil kuuled niimoodi, et inimene võib-olla ei teagi, et näiteks meie või mina olen Cookeriga seotud ja siis keegi ütleb, et noh, et kuidas see tema elu nagu paremaks on teinud või jah, et siis need on nagu sellised hästi mõnusad, magusad kohad või kuni selleni, et ongi noor inimene, kes meie juures on näiteks 2 või 3 aastat toimetanud, noh, ma ei tea, liigub edasi, läheb USA-sse raamatuid müüma ja siis see, mida ta ütleb, mida ta meie juures näiteks koges ja sai, et noh, et me oleme terveks eluks talle mingi vundamendi andnud, et neid ägedaid momente on ja hästi nõus Tiinaga, et neid pigem nagu iga päev teadvustada, kui see, et nüüd ükskord oli jube äge. Aga kas seal saab siis midagi nagu nihu ka minna, ma mõtlen, et pannkoogid on ju lihtsalt nagu oma olemuselt nii head, et noh, ta tekitabki inimestes positiivseid emotsioone, et sa mainisid neid arengukohti, et mis nihu saab minna või nagu, et mis te tagasisidet olete saanud ja kuidas te olete siis sellega käitunud? Ma räägin, mis saab nihu minna. Davai. Nüüdseks siis 2 nädalat tagasi, et aeg-ajalt jah, et meil ei tule nagu igapäevaselt vahetuses olla, aga vahel tuleb minna, et oma inimestest paremini aru saada või vahel on tõesti mingis protsessis tahad kuidagi, et asjad ju muutuvad ja arenevad, et lihtsalt olla nagu seesama, et noh, ei pea nagu mikromanageerima ja igasse asjasse nina toppima kogu aeg, aga vahel on selline moment, kus tunnen, et soovin minna ja siis tegingi kaunis laupäeva hommik, mõtlesin, et mina soovin olla täna Kadaka Cookeris küpsetaja rollis. Ja kuna me kasutame MotiChecki, et aru saada, kuidas meie inimestel muidu ka läheb, et siis sealt tuli mingi tagasiside, et vahel ma pean küpsetama 3-4 tundi järjest nii, et ma ei saa nagu hetkegi hinge tõmmata ja mõtlesin, et see võib päris karm olla, aga et kui karm see nüüd on, kui sa oled enne söönud on ja kõik, et kas see 3-4 tundi nagu järjest küpsetada, noh, ühesõnaga tahtsin ära proovida. Ja see on nüüd siis eellugu, aga siis kui ma kohale läksin, panin ilusti puhta põlle ette, ma olin nii valmis küpsetama, nii kaua kui järjest on vaja, siis panen oma esimesed 100 kooki pannile ja saan aru, et midagi täiesti totaalselt tuksis. Me oleme 5,5 aastat küpsetanud, noh, paar sükest pisikest asja ka taignaga. Ja küsisin nii, millisest potist tainast oli ja siis hakkasime edasi vaatama ja kõik taignad. Ja need olid juba uisuparkides selle laiali läinud ja ühesõnaga täielik nagu katastroof. Ja kell oli juba seal maal, et milles asi on ja nii edasi. Et ikka võib tulla ette selliseid asju, mille peale ei tulegi ja no siis on reageerimiskiirus ja kõik muud asjad. Ja lahendus on tähtis, mitte see, et nüüd noh, et anname mingi poolkvaliteediga näiteks asja välja. Boldid läksid kinni ja kõik tulid tagasi uisuparkidest ja kõik. 12 inimest seisavad käed ripakil, kas olukord laheneb poole tunni pärast või millal laheneb, aga kooki peab saama, nii et siis jah, sellised kohad ikkagi tulevad, mis omakorda panevad küsima, et kus on meie riskid, et võib-olla noh, tasuks nende peale mõelda, et midagi meile, Tiina sõnad olid need, aga et midagi meile praegu näidatakse. Eestis on nüüd ju väga palju neid nagu minipõnnkoogi kohti peale teie ka, et kui te nagu vaatate neid teisi tegijaid, kas see on rohkem siuke konkurentsipilk või see on siuke, et nemad teevad teie järgi, et kas see on siuke teeraja pilk? No mina vaataks selle peale sedapidi, et no, nagu burgeriga oli, eks ole, et
kes esimesena Eestis tegi, läks mõned aastad, hakati tegema, et noh, praegu on siis läinud 5 aastat ja on tulnud poisid-tüdrukud järgi. Ma ei tea, ma ei oskagi nagu öelda, et kuidas me vaatame, et tegelikult seda me loomulikult vaatame, et kui on ma ei tea, et kui on täpselt samasugused lisandid, samasugune pakend, kõik on nagu üks-ühele kookeriga, siis see natuke tekitab sellist küsimust, et kuule, et saab ju paremini ka, onju, et aga teistpidi on see, et kui ei tule paremat mõtet, siis tulebki minna sellega, mis on ette näidatud, onju, et aga päris esimestel aastatel me tegelikult nagu võib-olla tundub nagu sinisilmne või rumal, ma ei tea, mis seal majanduskoolis või majandusainetes õpetatakse, et kuidas neid konkurente kasvama peab, aga tõesti tundus, et kuna see minipannnkoogi traditsiooni loomine Eestis on ikkagi olnud nagu meie asi ja me olime alguses päris nagu üksinda, et siis mingis mõttes isegi nagu nad aitas ikka natuke toodet tutvustada või niimoodi, et nad ei tundunud nagu ja teine asi, mis konkurentsi kasv on meile andnud, on see, et meil ongi vajadus olla see originaal ja eristada kogu aeg, et ja ma olen selles suhtes ka mida me oleme arutanud siin, et panebki meid siin toodete peale mõtlema ja seda nii-öelda mitmekesisust ka pakkuma, et aga alati peab olema esimene ja sa ei saa olla originaal, kui sind ei kopeerita. Ja kõik on hästi. Teil on nüüd 4 stabiilset kohta ja siis treilerid ja uisupargid, et kuhu ja kuidas edasi võiks laieneda? Tegelikult seda juttu me oleme juba nii kaua rääkinud ja nüüd hakatakse varsti juba ütlema, et okei, tehke ära. Tegelikult me tahame välismaale minna. Meil on olnud ja on nüüd et on laual suhteliselt konkreetsed plaanid minna Eestist välja, aga see ei ole kõik, ma ei tea, mitte öelda, et nii lihtne, vaid ma arvan, et meil on endal nagu pealehakkamist väheks jäänud. Mina ei ole sellega nõus. Seekord läheb sedapidi hoopis. Aga võib-olla mina tooks selle välja, et jah, et see mõte, meil on Kosilasi käinud esimesest aastast saadik ja hästi vahvasti ka siit võib-olla nagu rohkem meie kultuuriruumist, siit Soomest, Rootsist, isegi Norras olid mingid mäekuurort juba ootas, et tulge, aga meie oleme vaadanud ka eksootilisemaid Euroopa kohti ja võib-olla see põhjus, miks me ei ole nagu pahuti läinud või nagu jällegi laienenud nagu massiivselt järsku, nii nagu startupid, et kuskilt võtamegi, ma ei tea, lisafinantseeringut või nüüd teeme hambad ristis ära, et see võib-olla on ka see sükene, see sama viis, kuidas me otseselt me ei pea, aga et iga asi tuleb täpselt õigel ajal ja õigesse kohta. Oled nõus, Tiina, et lihtsalt see vahel mõne asjaga on vaja atra seada, et see oleks see õige aeg ja koht. Ja mõne teise asja me teeme niimoodi ära, et me ei saa arugi, millele me alla kirjutasime, aga pärast on hea meel. Jah, et toimetame. Aga igal juhul huvi selle kontseptsiooni vastu ja veel kord, et seda on ju ühel või teisel viisil tehtud, aga et just kookeri moodi, et seal oleks see energia ja see selline, see mingisugune lisa nagu rõõm lisaks sellele tootele, ja see vaatemängulisus ja et sellele me tegelikult hästi tahame rõhku panna, et see peab välja mängima, et muidu kui me läheme lihtsalt ikkagi kuskile mujale mingit pulbriga asja ajama või kuidagi nagu lati alt jooksma, et siis milleks seda vaja on, et äge peab olema. Et see alguse energia ja rõõm, mis teid ka omavahel seob, et see jääks siis alles ka just. Siis, kui kuskile ka frantsiisi ettevõttes just. Et see, praegu ongi selle lehekülje juures oleme, kuidas seda sinna dokumenti kirja panna, see rõõm. Ja, et meie tuleme kaasa. Või siis tuleb copy-paste teha teist. Ja, just. Te rääkisite välismaast, aga kas te nagu Eestis olete jõudnud nagu
finišisse nii-öelda või tahaksite veel Tallinnast väljaspoole ka stabiilselt jõuda? meil on Tartu on olnud ka aastaid nagu laual ja no kuna Astri Grupiga meil head suhted Balti jaamas, siis on ka Lõunakeskusesse meid kutsutud ja pinda pakutud. Sellel kevadel oli Tartus isegi Raekoja platsi täitsa pind meile välja pakutud, aga seal natukene oli see rendilepinguga, et täpselt ongi jälle seesama koht olnud, et no miks me nagu Lõunakeskusesse ei läinud, ma võingi täna öelda seda, et kui me lähme, siis meil peab see esimene pind olema selline staap, kuhu me saame 24 tundi juurde, me saame sealt nagu cateringi teha, et noh, keskus on ka see, et nädalavahetustel on seal rohkem tööd kui nädala sees, samas nädalavahetustel me juba teame, et meil on ka kõike muud tööd hästi palju, et see nagu koguneks 2-3 päeva peale nädalas, et meil oleks ikkagi sihukest mõnusat pinda, kus me saaksime nagu isekeskis toimetada ja oleks kättesaadav, ligipääsetav, et me ei ole selleni veel jõudnud või see pind ei ole meie juurde tulnud. et see ongi põhjus. Võib-olla sellest Tiina jutust ja noh, kui me ennem siin rääkisime, et tegelikult seda, no ikka võib ju mõelda, et jälle võta oma 2 muna ja tee luuk lahti ja küpseta, et siis tegelikult selle taga on ikkagi see äriprotsessid ja selleks, et see asi toimiks ja kvaliteetselt nagu. Jah, ei oleks lihtsalt mõnus rapsida, et siis on päris palju tingimusi, mis peavad olema täidetud, et seda lihtsalt pannkooki teha. Kas teil on lõpetuseks endal midagi, mida te tahaksite öelda? Me tahame öelda, et tulge aga koogile ja meie oleme valmis, meie taha asi juba ei jää. Mina hästi loodan, et see hea nagu energia ja see, millega me siin Tiinaga seda asja alustasime, et see jõuaks iga kookeri sõbrani ja tiimikaaslaseni, et see, ma arvan, et see on mingi väärtus, mida me tegelikult sellele kogukonnale või maailmale pakume ja selle arvelt ei tahaks ühtegi allahindlust teha, et see loodan, et kui te siis Tiina kutse peale kohale tulete, et siis minu soov ka täitub. Ja mina tahan veel öelda aitäh kõikidele meie kookeritele, kes on nagu kõike seda asja siin iga päev ellu viivad. Meil on siin ärikäigus traditsiooniline lõpuküsimus, et palun rääkige kõige lahedam lugu kookeri suvepäevadelt. No nii, Edith. Jah. Ma räägin ühe laheda loo, et kookeri suvepäevad on alati üldse väga lahedad, me ootame see meil 1 kord aastas, meil on tegelikult suvepidu ja see on see pidu, kus me paneme kõik kookerid kinni ja kus me tõesti kutsume parima bändi või esineja, keda saame, sööme parimat toitu, mängime kõige lahedamaid mänge ja tunneme ennast mõnusalt. Ja meil siin on sellist, kui meid on juba niimoodi siin üle 50 olnud, siis on juba paar aastat siis Endla talus hästi vahvad kokkusaamised olnud ja siis siin üle-eelmine aasta ühesõnaga loo selline algus on see, et sellegipoolest sellised käed küljes, et ei ole nüüd mingit turundusfirmat kutsunud, kes siis kogu kontseptsiooni paika paneb ja kõik ära teeb ja siis meie tuleme kontsakingades kohale, et ikka väikest viisi ise ka siin sebime toitlustuse ja bändid, värgid, särgid. Ja siis üle-eelmine aasta käis meil Karl-Erik Taukar bänd, mis oli hästi vahva toimetamine, lavad, tossud, tuled, särgid, värgid ja siis sellel aastal mõtlesime Tiinaga, et meil 5. aasta ka, et see peab olema midagi sellist, mis läheb korda nii 40+ tüdrukutele ja poistele kui ka meie noortele ja midagi, millest me saame kunagi, kui me hästi vanad oleme, ikka rääkida ja mõtlesime, et jah, et see ei saa olla keegi muu kui Anne Veski ja siis selline südamevärinal kirjutasin siis Anne Veskile, et kas oleks võimalik meie suvepäevale esinema tulla ja palusin nii nagu kombekohane, tean, et on selline asi nagu Raider, kõik need Raiderid ja asjad ja siis saingi teada, mida siis kõike vaja on
ja siis tehnikutega rääkides uuriti, et kas, kuidas seal kohapeal, et mis võimalused on ja et kas lava ka on. Ma ütlesin, oi, lava on seal kohapeal olemas, seda ei ole vaja tellida. Täiesti raudpolt, sest Taukar ju esines kõrge lava peal ja kõik oli jumala super suurepärane. Ja noh, juba siin mitu aastat teinud ka, ei läinud ka 5 tundi varem kohale, et selline niuke 1,5 tundi varem võtsin oma Sirel juuksed kaasa ja siis tehnikud küsivad, kuulge, et kus lava on. Ja kui ma aru sain, et ma olen Anne Veskile jätnud lava tellimata enda amatöörlikkusest ja kõigest muust, no ma oleks soovinud, et maa mind neelaks. Ja ma olin nagu valmis, et tõenäoliselt Anne Veski keeldub esinemast, et tohutu äng, mis mind valdas. Ja müts maha, et Anne Veski esines seekord ilma lavata, meil oli väike seltskond ka, et jah, aga see oli selline natukene nagu lõpuslugu ja samal ajal ka kõige kõvemad tegijad on mõistlikud ja annavad andeks, kui sa oled kõike head tahtnud, aga välja kukub ikka nii nagu alati. Nii et aitäh, Anne! Aga aitäh ka teile saatesse tulemast, oli väga meeleolukas jutuajamine, palju edu Kookerile ja aitäh ka kõikidele tänastele kuulajatele. Ärikäik.